Vot nii. Ühesõnaga, täna algas kevad ja tere naiste heaolu grupp. Et see kevade algus on alati selline hästi mõnusalt nagu naiselik ja mul on alati selline tunne, et kui kevad algab, siis sellel päeval justkui nagu tahaks ennast täielikult igasuguseid lilli täis riputada ja tundub, et kevade alguses peaks olema juba see päev, kui kõik õitseb, õitemeri on igal pool. Aga Eestis tegelikult ei ole niimoodi. Tegelikult on ju nii, et see kevade alguse päev on üsna nagu tagasihoidlik oma lillelisusest. Et, aga see tunne on mul alati selline, et peaks olema sellel kevade alguse päeval nagu täiega kõik juba lilli täis ja õitsema. Aga no ei ole, siis ei ole. Aga üks asi, mis meil kohal on täpselt see loodus, täpselt selles nagu olekus, nagu ta on. Ja see on selline mõnus hetk siis, et, et meil vahetub ja pöörab üks aastaaeg teiseks. Ja kui ma rääkisin täitsa naljakas lugu, et mu internetiühendus tegi mingi triki, aga ma olen igal juhul siin tagasi. Nii, jah, vaat kus nali. Okei, aitäh. Ühesõnaga, ma jõudsin oma jutuga sinna, et 8 väepäevast kevadine pööripäev on kõige naiselikum ja kõige vesisem. Miks ma ütlen vesisem? Sellepärast, et ma tahan teile täna rääkida looduse algelementidest. Ja see on üks viis, kuidas tähistada pööripäevi ja kevadist pööripäeva, et vaadata korraks lähemalt otsa nendele looduse algelementidele, nendega suhtlemisele ja sellele, mida nad meile annavad ja mis tähtsus neile justkui saab olla meie elus. Et miks ma sellest räägin, on see, et heaolu jaoks on loomulikult väga oluline see, mida me enda sees teeme ja kuidas me oma meeleseisundeid muudame ja milliseid otsuseid ja valikuid me teeme, mida me sööme ja nii edasi, aga väga oluline on ka meie keskkond. Ja mina väidan, et heaolu on väga seotud sellega, kuidas me oma keskkonnaga oleme justkui tasakaalus või samas rütmis. Ja ma ei mõtle keskkonna all mitte näiteks seda poliitilist hetkeseisu või mis partei valitseb. Ja ma ei mõtle keskkonna all seda, et kui palju maksab elektri hind või midagi sellist nagu tavalist, vaid ma mõtlen keskkonna all seda laiemat ja suuremat kosmilist keskkonda. Aga ma ei mõtle ka nii suuri kosmilisi galaktikaid, mis võib-olla seal kaugel on, vaid seda sama meie oma looduse kooslust. Ja 5 algelementi on need, millest tegelikult koosneb see meie nagu lähim keskkond meie ümber. 5 looduse algelementi on need, millest koosneme meie ja mis on tegelikult igas meie sellises tegevuses ja igas meie olemises. Et need 5 algelementi on need, millest me ei pääse justkui mitte kuhugile. Et meil on kasulikum arvestada sellega, mis meie ümber toimub ja kui me
tegutseme siis nende looduse elementidega kooskõlas või neid arvestades ja austades, siis on meil lihtsalt palju-palju lihtsam ja kergem. Ja ma usun, et lihtsus ja kergus on üks selline nagu heaolu alustala. Et ma arvan, et te nõustute minuga. No vot, ja kui ma alustasin juba sellest, et kevad on vesine, siis mulle alati tundub, et kevadel on vesi on üks ülioluline element. Ja siin Eestis on eriti mõnus, kuidas need kevadel hakkavad need ojakesed vulisema ja siis sa juba selles nagu väljas jalutades selles veevulina hääles tunned ära, et oo, kevad on lähedal. Et sa võid korraks mõelda, et mida vesi sinu jaoks tähendab, mida vesi sinu jaoks sümboliseerib, kas veel on sinu jaoks mingi tähendus? Kui ma võtan siit selle pokaali, kus sees on puhas vesi, et mis on see, mida vesi sinu jaoks ütleb? Kui ma maitsen seda vett, siis veel enamasti peaks olema selline üsna puhas maitse. Vesi oma värvuselt on läbipaistev ja selge. Ja uus algus, puhastus ja elu. Ilma veeta elu ei ole. Me saame küll mõnda aega olla ilma joomata, aga mitte väga pikalt. Et see vesi on nagu selline, meie kehas öeldakse, et isegi 60–85% meie kehast koosneb veest. Mida vanemaks me saame, seda vähemaks kehas vett jääb, aga vesi on meie kudedes, vesi on meie erinevates elundites väga oluline komponent meie füüsilises kehas. Aga vesi on selles mõttes põnev asi, et vett võib olla 3 olekus. Olete nõus? Vesi võib talvel olla täiesti tahke jääkujul. Ja siin praegu minu pokaalis on ta selline vedel, ma ei saa seda valada, aga kui ma valaksin, siis ta voolaks vedelikuna. Ja 3. olek veel on aur, eks ole. Kui me kuumutame vee keema, siis tuleb selline aur või siis mingi teise kuumuse mõju. Et veel on 3 olekut. Ja vesi on selline meie nagu, mulle meeldib öelda, kõige naiselikum element, sest naiselikkus on samamoodi voolav ja võib ka olla väga mitmes olekus. Eks ole, naiselikkus võib ka olla täiesti jäätunud kujul, jääkuningannadest oleme kõik kuulnud. Aga vahetevahel, kui sellel nagu lööb kaane pealt ära, siis tuleb auru nii et täiega. Kõik naised teavad, mis see tähendab, kui vesi läheb keema, siis ikka nagu läheb võimsalt keema. Ja vett peetakse usalduse elemendiks. Et veega on väga lihtne õppida usaldust. Mina ise olen õppinud usaldamist ja mul on olnud väga raske näiteks pead vee alla panna, ma olen seda õppinud. Ja selle käigus ma olen saanud väga palju selle usaldamisega seoses siis praktiliselt kogeda, olles peadpidi vee all, mitte hingates. See on täiesti ju võimalik, mõned on väga kaua vee all ilma hingamata. Mina olen seda nüüd praktiseerinud viimase poole aasta jooksul ja avastanud, kui põnev on see, kui sa usaldad seda vett, mis sind kannab ja usaldad seda, et sa võid olla ilma hingamata vee all. Korraks ma ei ole mingi kestvus mitte hingaja. Aga vesi on selline usalduse õppetund ka. Ja loomulikult vesi on siis selline, mis viib ära kõik vana. Allikavesi on selge ja puhas ja vesi on väga toitev. Öeldakse, et kui ma ütlesin alguses, et väga pikalt me ei saa olla ilma joomata, küll aga me võime olla üsna pikalt ilma söömata, kui meil on vett. Et selles mõttes vee seest me saame kätte väga-väga palju olulist, kui me joome ainult vett, et sellised nagu veepäevad on väga puhastavad,
sest vesi samal ajal või viib meist välja siis justkui mingit sodi, samal ajal ta ka toidab neid. Sellise puhtusega võib-olla siis või puhta veega. Et ja huvitav on see lause, mis mulle lapsepõlvest saadik veega on meeles, et vesi palju jõudu annab, vesi suured laevad kannab. On ju ilus lause? Ja see on nagu väga sümboolne, et tõesti vett me joome, saame sealt palju jõudu, süüa vaja ei olegi peaaegu, kui ei taha süüa, aga ja mõelge ise, need suured rauast, metallist, rauakolakad laevad, nad seisavad vee peal. Kuidas see võimalik on? Väike täielik magic, kui hakkad vaatama neid suuri laevu vee peal, eks ole. Aga selline see vesi on üks oluline element. Ja no veega kindlasti seoses on nagu usaldamine, mis ma ütlesin, puhastus ja selgus on üks oluline asi. Ja vesi ei tohi seisma jääda. Et kui vesi jääb seisma, siis ta läheb haisema. Olete näinud mõnda veekogu, mis hakkab justkui kinni kasvama ja siis hakkab täitsa nagu haisema. Et vesi peab saama voolata ja liikuda. Nii ka meie naistena peame saama voolata ja liikuda. Ja praegu kevade saabudes on seda eriti oluline meeles pidada, et liikumine ja see justkui see voolamine, see vaba minek, see on hästi oluline. Et me ei saa ennast naistena kuhugile kevadel kinni panna, me oleme nagu talv otsa olnud siin natuke nagu endas kinni, endasse tõmbunud ja see on okei, sest siis oligi nii vaja. Aga nüüd on veevõidukäik ja nüüd on aeg tulla välja, iseendast välja ja hakata järjest väljapoole tegutsema. Et loomulikult vesi toidab looduse ringkäigus maad ja maaelement on meis kõigis samamoodi väga esindatud ja väga oluline, sest maapind on see, mille peal me kõnnime, seisame. Et ilma maata me kuidagi hõljuksime või vahetevahel, kui maa ei kanna, näiteks kuskil soo peal kõndides, olete tähele pannud, kuidas maapind kõigub, eks ole, on justkui nagu selline ebakindel olla. Ja ka siis vahetevahel, kui me ei ole mitte soo peal, vaid me oleme näiteks kusagil kindla maa peal, aga meil on mingi emotsionaalne ebakindlus, siis on täpselt samasugune lugu, et meil justkui maapind kõigub. Ja siis on vaja seda kindlat maapinda. Et vesi toidab maad ja mis see tähendab? Et kui meil on kindlustunnet vähe, siis tegelikult meil on vaja vett juurde. Meil on vaja, et vesi meid toidaks. Ja kui me tunneme, et kindlustundega on natuke nagu ebakindel on olla, siis tegelikult me peaksime oma emotsioonidel laskma voolata. Ehk siis justkui veel laskma voolata ja võtma nad vastu sellisena, nagu nad on. Ja kui me oleme oma emotsioonidel lasknud voolata, siis meil on jälle turvaline olla. Et muidu tundub, et nad on kuskil justkui nagu takistatud ja miski ei toida meie maist kindlustunnet. Et maa on selles mõttes väga imeilus sümbol, et sa võid mõelda, et mida maa sinu jaoks sümboliseerib. Minu jaoks kindlasti maapind on see, kust lilled kasvavad ja lilled on väga seotud maapinnaga. Kui ma vajan maapinna toetust, siis alati mul on see praegu kunstlill, sest mul siin ei ole stuudios ühtegi elusat lille, ma käin siin nii harva, aga õitsvat lille pole. Aga muidu, kui sa tahad maapinna toetust tunda, siis võta lilli enda juurde. Kui sa tunned, et kindlustunnet on juurde vaja, siis lilled huvitaval kombel aitavad sind ka, et too endale seda maaelementi juurde, näiteks lilled. Ja üks huvitav asi on veel, et ma pole seda ammu kasutanud, ma olen justkui unustanud, aga maapõuest on pärit ka kõik need kivid ja kristallid. Et ma vaatan, kas mul on siin mõnda.
kivi või kristalli kõrval. Et need kivid ja kristallid ja mis ma selle all mõtlen, noh, see on hästi peen tipuga mäekristall, aga need ei pea üldse olema nii peened kivid, need võivad olla täitsa tavalised kivid, mis sa kusagilt oled maanteeservast või rannast leidnud. Meil kõigil on mõni kivike kusagilt aeg-ajalt taskusse tulnud, mis on lihtsalt nii ilus või see õige tunne. Ja see sümboliseerib meile maa energiat alati. Ja vahel on need kivid kusagil ehete küljes. Et kui sa tunned, et maa energiat on vaja, siis pane mõned sellised kivikestega ehted omale, päris kivikestega siis, päris kristallidega, päris poolvääriskividega. Ehted ja lilled on maaelemendi kandjad samamoodi nagu ka puud. Puit on samamoodi. Et kui me tahame tugevat maatoetust, siis peaks kodus olema puit päris puidust põrand näiteks või kui me läheme ja paneme selja looduses vastu puud, siis samamoodi tunneme seda maapõuest tulevat jõudu, mis toetab siis meid läbi selle puu elujõu jõuab ka meie selgrooni. See on üks väga hea praktika muide. Ma räägin kohe sellest kevade tähistamise mõnest praktikast ka. Et maa on lilled ja igal juhul lilled kannavad maaväge ja jõudu, maa ilu. Ja no vot. Ja siis kui me mõtleme, mida see maa siis toidab, siis mulle meeldib mõelda niimoodi, kui, et kui maa toidab seda puud ja puu kasvab suureks ja puu sirutab oma need oksad välja ja puuokstel need puulehed või õied, mõnel puul isegi õied, eks ole, teatud aastaajal sirutuvad välja ja mulle meeldib, see on minu väike kiiks, mulle meeldib mõelda, et need puulehed ja puude õied, kui neid on palju ja nad sirutuvad rõõmsalt sellest maaelujõust üles, siis nad tekitavad tuult. Ehk siis nad toidavad õhuelementi. No, tegelikkuses võib füüsikalises mõttes muidugi ka teisiti mõelda, et tuul hoopis liigutab neid puulehti, aga mulle meeldib mõelda niimoodi, et puulehed liigutavad õhku ja puuõied liigutavad õhku. Ma ei lase ennast füüsikast praegu segada. See on lihtsalt nii ilus mõte, et maapõuest sirgunud ja maaelujõuga üles kasvanud puust tärganud lehed liigutavad õhku. Ja no vot see õhuelement. No see on hästi selline, kui nagu puuelement või maaelement oli jalad maas, kindlustunne, seisan kindlalt, siis õhuelement on selline ehk siis õhuelement on kõik see, mida mina siin teen ja mitte naermist ma ei mõtle, vaid rääkimist, naermine loomulikult ka. Aga õhuelement on kõik helid. Ma loodan, et see heli tuleb siia taustaks läbi. Kõik helid on õhk, kõik meie hääl on õhk. Sõnad on õhk. Oled sa mõelnud, et sõnad on õhk? Ja loomulikult õhk on kogu liikumine, mitte ainult puulehtede liikumine, aga meie enda liikumine ka. Füüsiline liikumine ehk siis näiteks tantsimine. Ja keerutamine, et kui sa tahad õhuelemendiga saada ühendust, tantsi või vähemalt nagu keeruta nii, et seeliku saba lehvib. Ma praegu ei saa, muidu ma peaksid püsti tõusma ja ära minema kaamera eest. Aga sa võid proovida, et keerle niimoodi seeliku sabaga koos. Nagu väikesed tüdrukud keerutasid. Väikesed tüdrukud on väga õhuelemendis, olete tähele pannud. Nad keerlevad kogu aeg oma seeliku sabadega või jooksevad niimoodi edasi-tagasi ja see liigutab energia.
no teised väga head energialiigutajad õhuelemendiga on lemmikloomad kodus, kassid ja koerad. Kui nad kihutavad ühest kohast teise, siis see õhuelement liigub. Et see õhuelement on selles mõttes hästi mõnus ja loomulikult, kui sa tahad seda õhuelementi käima lükata ja sul ei ole ühtegi helikaussi nagu mul siin, sul ei ole võib-olla häält, no kuigi hääl on meil tavaliselt kõigil olemas, aga me ei taha seda teha, sest see tundub nagu imelik või kuidagi vahel on hirmud hoiavad kõri kinni, et siis alati on hea mõte natuke lehvitada tuult. Igasugused suled on õhuelemendi sellised esindajad ja alati on, kellele sobivad näiteks viirukid, siis viirukisuits on õhuelement. Kui sul on seda õhuelementi vaja juurde tuua. Ja mis see õhuelement meile annab? See annab kerguse. Täpselt nii nagu selles sules on justkui nagu kergus. Ma lehvitan sulle ka tuult sinnapoole. Et õhuelemendis on kergus ja selles õhuelemendi kerguses, no kergust on meil kogu aeg vaja. Mina ütlen, et meil on nagu ikka väga kollektiivne harjumus jääda jalgupidi maa sisse kinni. Ja selleks, et seda kergust on vaja jalad maast lahti tõsta ja just nimelt kas tantsida või joosta või liikuda, lükata ennast liikumisse. No minu elu on väga paljuski täidetud õhuelemendiga, sellepärast et nagu ma ütlesin, ma räägin palju siin igal pool koolitustel, ma tantsin, aga ma lendan ka palju lennukiga oma retriitidelt retriitidele. Et mul on seda väga vaja ja kui ma tunnen, et ma jään väga pikaks ajaks koha peale istuma, siis ma tunnen, kuidas ma olen justkui jalgupidi kinni. Et see õhuelemendi toetus ja vaat kevadel, ma ei tea, kas sa oled märganud, kuidas kevadised tuuled on hoopis teistsugused. No, seda me oleme kõik märganud, et kevadine maa on teistsugune, ta justkui muutub selliseks nagu mulg läheb nagu toitvaks ja mõnusaks selliseks nagu ma tahaks öelda viljakaks. Aga kevade tuuled on ka hoopis teistsugused. Ja kevade tuultes on hoopis teised sosinad kui talvetuule hiilides. Kui talvised tuuled on justkui sellised nagu natuke nagu julmad ja külmad tuisupoisid, nagu nad teavad täpselt, kuhu minna nagu viuh ja kohal. Aga kevade tuuled, need on sellised salapärased ja sellised natuke nagu ma tahaks öelda naiselikumad ja elegantsemad. Kevade tuuled keerutavad vahel sellise tormi üles, mille algust ja lõppu keegi aru ei saa, kust ta tuli. Aga vahetevahel on nad sulnid ja malbed ja paitavad pehmelt meie nahka. Mulle meeldivad need kevade tuuled, need on nagu kavalad natuke. Jaa, see on väga hästi öeldud, et talvised tuuled lähevad otse kontide vahele. Aitäh, Helliki, see on nii ilus lause. Jaa, aga kevade tuuled keerutavad naiselikult ringi. Jaa, see mõtlemine ja peas olek on ka õhuelemendi tunne. Muidugi, nagu sa Terri ütled, aga me saame ka mõtetel lasta, võib-olla mõtted lasta vabaks õhuelemendi toel. Et nii nagu see viirukisuits puhastab energeetiliselt ruumi näiteks, nii ka selline, ütleme, tantsuline keerutus või siis lihtsalt tuule käes nagu korraks tuule kätte minek teeb nagu pea vabaks justkui nendest mõtetest. Et et see kevadtuul on väga selline puhastav, aga õhuelement näitab meile kätte ka suuna. Et tegelikult rääkides on vaja ka alati suunda, liikudes on alati vaja suunda. Ilma suunata võib ka olla see tuulelipp, nii nagu me tuleme, nagu tuul sealtpoolt meel ja mõte, aga üldiselt selleks, et kohale jõuda, on väga hea, kui tuulel on suund, kui meie mõtetel on suund, kui meie sõnadel on suund, kui sellel, mida me teeme, kuhu me liigume, on suund. Et
see on selline õhuelemendiga arvestamine on väga, väga oluline. Ja, ja siis mulle meeldib mõelda, et see õhuelement puhub lõkkele tule. Mis toidab tuld, on just nimelt see õhk. Ja kui me läheme tuleelemendi juurde, siis tuli ei põle, kui õhku ei ole. Kui võtta küünlal ära õhk, siis küünal kustub ära. Ja kui siis tahame lõket suuremaks puhuda, siis ongi alati vaja natuke tuld lisada juurde. Ja see on õige koht tuua mängu tuleelement, et siis ma panen põlema küünla. Et meil oleks see tuleelement siin täitsa niimoodi koha peal olemas. Nii, minul praegu, ma ei puhunud seda tuld mitte millestki siia, vaid kasutasin välgumihklit. Aga kui mul oleks nüüd lõke siin, siis saaksin õhuelemendiga puhuda teda suuremaks. Mina praegu jätan selle tuleelemendi niisama siia mängima. Aga seda on hea teada, et ükski tulesäde ei lähe põlema, kui tal pole õhku. Ja hea on teada seda, et kui seda et kõigepealt on vaja seda suunda, on vaja seda mõtteid, on vaja minna liikuma ja siis läheb see tegevus nii-öelda suureks, siis läheb see tuli suureks, siis tuleb see kirg taha, aga enne on vaja minna liikuma. Kui me oleme jalgupidi maa sees kinni, siis võime seda tuld nagu süüdata, üritada ja maru raske on, kõik läheb maru raskeks, aga midagi ei juhtu. Lõke põlema ei lähe, meie tegevused ei käivitu ja tuli on käivitav. Sa võid mõelda, et mida tuli sinu jaoks tähendab. Energeetilises mõttes minu jaoks tuli tähendab alati käivitamist. Tuli on käivitaja ja tuli on justkui see kirg. See kiresäde peab olema igas tegevuses selleks, et see käivituks. See justkui see tuluke, tulekene. Et pimedas ruumis on pime olla. Isegi kui vesi voolab, ikka on pime. Aga kui tuli läheb põlema, siis on justkui selline nagu tegutsemisel on valgus, on see jõud, tuleb taha. Loomulikult tulega peab olema ettevaatlik, nii nagu ka teiste elementidega. Et kui neid saab liiga palju, siis tuli võib kõik maha põletada. Tulel on selles mõttes nagu täiega puhastav võime, et kui kõik vana on looduses maha põlenud, siis saab see uus tärgata. Aga tuld on siis hea alati hoida nii-öelda tähelepanu temal. Et me ei põleks läbi, siis on hea hoida, et neid teisi elemente oleks ka piisavalt. Ja kui vahetevahel leek läheb liiga suureks elus ja tunne on, et me hakkame läbi põlema, mis on selle tunnuseks, ärevus kindlasti ennekõike, siis on hea lisada vett. Vesi kustutab tule. Ehk siis saada ühendus oma tunnetega, oma emotsioonidega, usaldada ja lõpetada võib-olla see liigne tegutsemine ja rohkem lubada voolata endal vabalt. Kui tuli on selline nagu tegutsemine, sihikindel ja jah, ka kohale jõudmine, siis vesi kindlasti tasakaalustab teda oma voolamist. Ja nagu sa aru said, siis panin ma need 4 elementi sellisesse mõnusasse ringi, et üks toetab teist. Ja täpselt nii looduses ongi. Looduses on kõik elemendid esindatud, ilma üheltki neist ei eksisteeri elu, kui neid kõiki poleks. Ja nii ka meie kehas. See tulesäde on meie tahe. Meie keha keskosas on see tahtekeskus, mille kohta mulle meeldib öelda, et see on meie tulekeskus. Siin päikesepõimiku juures. Ja päikesepõimiku ja naba vahel seal. Et see meie sisemine tuli peab põlema selleks, et midagi saaks teoks. Samas me peame usaldama,
nii nagu me peame olema selged selles, nii nagu natuke voolama nagu vesi, et me millegini jõuaksime. Meil peab olema õhku piisavalt, meil peab olema piisavalt ruumi ehk viiendat elementi. Ma ei jõudnudki veel viienda elemendini, milleks on ruum ehk eeter või siis inglise keeles võib kasutada ka sõna spirit ehk hing. Ja võib-olla see ruum meie ümber ja meie enda hing on tegelikult üks ja sama asi, see seletamatu meie ise. Et ükskõik, kuidas me seda viiendat elementi kui müstiliselt kirjeldame, siis mulle meeldib alati seostada teda meie armastuse ehk südamega. Ja, ja meie endaga, sest mis me muud oleme kui üks armastus. Ja see seletamatu viies element, see on ka ülioluline. Et see on natuke justkui see, mille ümber ülejäänud neljatants käib või vastupidi, mille sees käib ülejäänud neljatants. Et ükskõik, kuidas me seda siis vaatame. Mulle tundub, et nendes vaatlemistes polegi nii täpsed need tähendused olulised ja täpsed kontseptsioonid, kuivõrd olulisem on see, et me austame igat elementi enda sees ja ümber. Ja mulle meeldib just nimelt pööripäevadel käia, nendel väepäevadel, käia looduses ja kõiki neid elemente korraks meelde tuletada, austada ja pöörduda nende poole. Kuidas pöörduda elementide poole? Öelda neile tere. Öelda tere vesi, tere tuli, tere õhk, tere maa. Tänada neid. Lihtsalt oma sõnadega. Ma tänan teid. Tänada neid selle eest, mis on olnud ja tänada neid selle eest, mis on tulemas. Et kõik need elemendid on meile olulised. Ja me ei eksisteeri ilma nendeta, kuigi me arvame, et me oleme nii ägedad, et meil pole neid vaja ja ajame siin ise oma asju, siis me oleme nendega väga paljuski üks. Ja mina väga soovitan näiteks praegu, täna on kevadine pööripäev, aga selle mõju kestab veel tükk aega. Ma väga soovitan võtta üks hetk ja kõigi nende 5 elemendi koosmõjul korraks peatuda ja pöörduda iga elemendiga koos. Et no kuidas seda teha? Kõige lihtsam. Alustasime veest. Võta omale puhast vett. Võta see hetk, kui sa paned selle vee omale kuhugile ilusasse kohta, kus sa oled teinud kõik ilusaks, puhtaks. Paned sinna natuke puhast vett. Ja võib-olla ütled sellele veele. Ma tänan, ma tänan, ma tänan. Ja vesi on ka see imeline element, millega koos me saame oma sellised salasoovidele anda justkui suurema jõu. Näiteks kui sul on sellele kevadele mõni salasoov, siis sosistada sellele veele, mille sa oled võtnud kenasti selle jaoks. Sosista see oma salasoov selle vee peale, hoia teda oma südame juures. Anna talle natuke tulejõudu. Ja kui sul on mõni kena lilleke, siis kasta see siia vette korraks. Kus mu lilleke kadus? Kasta ta korraks siia vette või ehi oma veeklaasi ümbrus lilledega. Lehvita talle natuke tuult või viiruki suitsu. Ja siis see vesi. Sa võid teda hoida natuke seal lillede keskel oma südamesooviga. Kevadise südamesooviga. Siis võid valada natukene kuhugile maaelemendi toetuseks. Näiteks mõnda lillepotti, kus on mulda. Või siis, kui sa oled kusagil looduses, siis saad valada kohe päris maapinna peal. Ja siis joo ise ka üks lonk seda vett. Või joo kõik ära. Mängi nende elementidega. Ja selleks, et nad saaksid sind toetada, siis on hea, et sa alati austad neid. Mis see tähendab alati austad?
kuidas me saame vett austada, maapinda austada, et me ei loobi prügi kuhugile. Et me aitame seda vett ja maad siin maailmas nii, nagu meie võimuses parasjagu on. Hoida teda puhtana ja ennast toetavana. Vahel on sellised hetked, kus on võimalik seda teha. Rohkem, vahel vähe. Ja kuidas me saame iseenda kehas neid elemente toetada, et meil oleks piisavalt puhast vett, joome vett piisavalt. Et meil oleks piisavalt õhuelementi, liigume piisavalt. Et meil oleks piisavalt tuleelementi, hoiame ennast mõnusalt tegutsemas nagu sellise kirega, leiame üles oma kire ja tunneme vahel kõiki oma tundeid, lubame omale kõiki oma tundeid tunda ja astume vahel kindlalt maapinna peale. Ja vaata, kas sinu ruumis, sinu kodus, selles ruumis, kus sa veedad enamik aega, kas seal on esindatud kõik elemendid. Kas sa tuulutad oma tuba ja ruume piisavalt, et tuul ja õhk saaks liikuda, et oleks selline värskus? No, või on see siis konditsioneer, mis sul seal töötab, et sul oleks värske õhk tubades. Eriti peale seda talvist nagu kütmise hooaega, mis meil siin Eestis oli. Et meil oleks piisavalt tubades tuleelementi. Kui sul pole kaminat, siis pane vahetevahel küünal põlema. Kui sul pole ka küünalt, siis vaata, et sul oleks tuleelementi sümboliseerivat punast värvi näiteks. Natukene kusagil. Aga ma arvan, et meil kõigil on päris tuleelemendi võimalus küünla või küünla näol kindlasti. Ja vaata, et sul oleks puhast vett kodus. Mis ma selle all mõtlen? Et tõsta natuke vahetevahel vett kuhugile väiksesse topsi või karafiini või klaasi ja hoia seda seal. Et sul oleks veeelementi. Võid pärast selle veega lilli kasta näiteks. Ja et sa ise oleks selles ruumis kohal. Teadlikult, mitte ei jookseks läbi või lihtsalt ei käiks sealt ruumist, vaid teadlikult kogu oma tähelepanuga vaataksid vahetevahel seda ruumi, kas ta toetab sind. Ja tooksid need elemendid siis, tooksid ka näiteks mõnusad helid vahetevahel oma õhuelementi toetama. Et paneksid selle energia liikuma. Ja kuna pööripäevad on pööramise hetked, siis on hea seda energiat ka pöörata praegu just ruumis enda ümber, iseenda mõtetes ja tunnetes. Mis tähendab energiat pöörata? Mõelda, et kas need energiad, mis su ümber praegu on, toetavad sind või millist energiat sa sooviksid kogeda? Ja paneksid selle soovi justkui sinna universumisse üles. Ütleksid selle soovi, millist energiat sa soovid kogeda. Ütleksid selle sama soovi oma veele, sosistaksid tulele, räägiksid nendele elementidele. Ja ma tean, et see kõlab natuke huult ja natuke naljakalt. Võib-olla räägiksid lilledega. Tooksid lilli tuppa ja sosistaksid lilledele need, missugust energiat sa soovid kogeda sellel keval. Üks väga hea rituaal on minna loodusesse ja võtta sealt siis päris looduslikku vett korraks kas või näpuga, panna enda peale paar korda. Ja kui sul on võimalik minna allika juurde, siis pööripäevadel allikate külastamine on üks väga-väga võimas praktika. Allikate juurde minnes on hea alati viia omalt poolt väike selline and, justkui ettemakse selle puhtuse ja värskuse eest, mida allikavesi sulle saab teha. Eestlastel on hea tava olnud ammusest esiemade ajast allikale minnes võtta kaasa mõni hõbeehe, selleks olid siis meil need hõbedast prossid või need sõled.
aga kui sul on ükskõik milline väike hõbesõrmus või hõbeehe, võta kaasa ja justkui küünega natukene toksi sinna allikasse sellist ehte hõbedat ja võid siis öelda juurde näiteks sõnad, et hõbevalged sulle, ilu ja tervist mulle, mis on üks väga ilus eesti loits, mida on meie esiemad kasutanud. Aga võid lihtsalt anda sellise väikese omapoolse hõbevalge nagu mõttelise kraapsu selle ehte pealt küünega sinna allikasse. Ja alati on hea näiteks mõni lilleõis asetada kas allikale või veele või sellele väepaigale, kus sa looduses käid. Et sellised väikesed meeldetuletused 5 elemendist, mis on tegelikult meie ümber kogu aeg olemas ja millega on hea elada kooskõlas, mitte vastu. Et kui meil on väga palju tuld parasjagu, me põleme või oleme läbipõlemise ääre peal või tunneme, et meie sees sisemine tuli põleb, me oleme tegutsemise palangus liiga sees, et siis ei ole hea õhku peale valada ehk siis õhku peale panna. Ei ole hea siis lisaks veel nagu mingit mõtteid sinna paisata endale juurde või ei ole hea kihutada jooksma või trenni tegema, vaid pigem on õige võtta seda õhuelementi vähemaks, jääda paigale. Kui tahad tuld kustutada, siis on hea valida vesi, juua vett või minna üleni vee alla. Näiteks vahel pinge peavalud tekivad meil just nimelt sellest liigsest tulest, mis siis nagu Hiina meditsiinis kirjeldatakse, et sealt alumisest katlast tõuseb üles pähe. Et see pinge peavalu puhul ka vahel aitab vette minek. Ja kui ma ei saa üleni vee alla minna, vahel ei saa, siis on hea, kui pistame käed kas või vee alla ja juba see natuke aitab meie sisemist tuld siis tasakaalustada. Et, aga kui meil on liiga palju vett elus, siis on selline tunne, et elu on vesine. Olete tundnud seda, et kõik justkui hullult nagu voolab, aga selles midagi ei saa teoks ja kindlustunnet pole, aga me muudkui voolame ja nagu oleme sellised suinu-muinu, kõik kuidagi kulgeb ja see on väga hea seisund vahetevahel, kuidagi kulgeda selles olemises. Aga kui me tahame, et mõni meie unistus saaks teoks, siis on vaja väikest sellist teist energiat ka. Et öeldakse, et kui 2 armastavat inimest saavad kokku ja nad kasutavad seda nagu teise tšakra, seda nagu armastuse energiatunnet ja nad jäävadki sellesse üksteisele luuletusi lugema ja selles vesises armastuses voolama, siis nad loevadki luuletusi, aga mitte kunagi ei koli kokku ja mitte kunagi ei sünni neil lapsi. Ehk siis kirge on vaja natuke ka. Ja kui me oleme selles nagu vesises voolamises liiga kaua, siis ja tahame midagi muud, tahame, et midagi saaks teoks meie elus, tahame, et midagi muutuks, siis on vaja jalad tugevalt maha suruda, maapinda tunnetada, on vaja see tulesäde lisada, see kirg ja minna tegutsema selle kire järgi, astuda üks samm ise ka oma sellise nagu eluvoolus oma unistuse poole, astuda üks samm omal jalal. Et sellised väikesed näited, kuidas need elemendid üksteist tasakaalustavad, et vahel on tore mõelda selles võtmes ja vahetevahel mõnel inimesel ongi elus ühte elementi rohkem, teisel teist vähem, siis on ka vaja seda elementi juurde tuua. Et neid elemente saab juurde tuua, nagu ma mainisin, nende igasuguste väikeste asjadena, on võimalik ka näiteks värvidega mängides muuta seda elementide tasakaalu erinevate tegevustega.
et see on selline tore mäng, mida võib siis näiteks praegu kevadisel pööripäeval mõelda, et kuidas on minul suhe nende 5 ütleme nagu 4 elemendiga, sest 5 oled tegelikult sa ise ja see ruum sinu ümber. Et nende 4 elemendiga, et millist on sinul praegu võib-olla kõige rohkem, kas mõnda elementi sul on liiga palju ja kas mõnda elementi sa tunned, et oleks juurde vaja. Et need 3 küsimust on hästi hea endale küsida selleks, et ennast nüüd kevade saabudes võib-olla siis tasakaalustada natukene. Sest kevad toob meile vett juurde, toob meile sellist värskust juurde, toob meile kevadtuuli juurde, toob meile seda maajõudu juurde, toob meile ka sellist kirglikku tuld juurde, aga millist me neist kasutame, on meie enda valik. Ja me ise oleme oma elu kõige suuremad loojad, usun mina. Ja need elemendid saavad olla meie suurepärased nagu abilised. Nendega saab rääkida, nendega saab mängida, nendega saab ühega toita teist. Et kutsun sind siis üles sellel kevadel vaatama otsa nendele looduse algelementidele, mis on ka meie enda nii-öelda olemuse algelemendid kõikidel. Ja korraks analüüsida ennast selles võtmes ja minna siis vastu sellele kevadele nii, et tee ka mõni selline väike maagiline enda hetk mõne elemendiga või kõikide elementidega, mida mina nimetan rituaaliks, mis on siis teadlik suhtlemine looduse algelemendidega. Puhas nõidus. Aitäh sulle, et sa kuulasid ja kui sa järele kuulasid, siis jaga seal kommentaaris, seal meie grupis oma mõtteid. Aga kui sa oled praegu siin, siis mul on hea meel, kui sa jagad oma mõtteid korraks, mis sul nende elementidega tekkis, kas tekkis. Võid täitsa mikrofoni maha võtta, rääkida hetkeks või kirjutada. Aga võta mikrofon maha, kui sa räägid selle pärast. No minul näiteks käisin täna mere ääres ja põletan küünlaid iga päev ja üritan hoida neid elemente kõiki endas tasakaalus ja tunnetada, et kus on midagi liiga palju, kus vähe. Leida selline tasakaal nendega. Väga äge. Väga äge. Aitäh sulle jagamast. Sul on kindlasti natuke teistmoodi seal teisel maal olles nende elementide tunnetamine, aga nad on igal pool olemas. Lihtsalt meil ongi see mäng nendega. Ja kes meil siin veel on? Terri ja Lilia. Kas te võtsite ka mõne mõtte kaasa siit praegu? Või kas midagi siit kõnetas teid? Kui te olete veel siin. Ja tere, ma ühinesin juba sellel teisel poolel, aga ma kohe panin küünlad põlema ja viirukid. Kohe olen selles rituaalses protsessis. Väga ilus, aitäh. Ja tuli meelde kohe meie allika rituaal, mis oli nii kuidagi fantastiline. Aitäh sulle. Ja see allika rituaal, mis me tegime, mäletate Lilja ja Kristel, et see oli veel kogunisti vautastiline. Aga ma tahtsin lisada seda, et mis ma kaasa võtsin, oli see, et ma ei oska öelda, miks see mind praegu kõnetas, aga lihtsalt see teadmine, et enne on vaja minna liikuma, siis saab toimuda käivitus. Et mul on nagu selle, ma ei oska seda seletada, miks see mind praegu nagu kõnetas, aga kuidagi kõnetas ja.
et õhuelement on iseenesest mulle väga tuttav igatepidi, sest ma olen hästi õhuelemendi nagu astroloogiliselt hästi õhuelemendiga seotud. Aga praegu kuidagi selle võtsin jah kaasa siit. Aitäh Jah. sulle jagamast. See on Aitäh. väga tihti me jääme ootama seda, et see tuli süttiks ja kirg tekiks, et see nagu hakkaks kõik minema, aga me peame ise astuma esimese sammu, esimese nii-öelda nagu suuna või lükkama selle õhu nagu, mis saab nagu anda jõudu sellele. On looduse tarkus. Ma loodan, et see heli tuleb sulle läbi ja kui sa seda kuuled, siis võtame selle kauni heliga täna õhtul selle elementide teema kokku ja ma kutsun sind üles korraks panema silmi kinni. Panema korraks silmi kinni, hingama sügavalt sisse. Ja välja. Ja lihtsalt vii oma tähelepanu hetkeks sellele helile. Kuulata seda. Ja kujuta ette, kuidas justkui tuulehoog paitab sind või tuul, mis liigub sinu nahal. Tunneta korraks sellise nahal liikuva tuule olemust. Kujuta ette, tunneta ja taju korraks, kuidas sa keerled õhu käes. Ja siis hinga sügavalt sisse ja toeta oma jalad tugevasti vastu maad. Kujuta ette, tunneta ja taju, kuidas sa paned oma selgroo vastu ühte puud. Ja kuidas sa tunnetad oma selgrooga sellise puutüve, krovelist tüve. Ja tunnetad, kuidas mööda puud voolab üles maapõue elujõud. Ja kuidas sa tunnetad, kuidas see elujõud voolab sealt sinu selgroosse. Nii et sa kasvad ja kerkid koos selle puutüvega. Saad osa sellest võimsast jõust. Ja nüüd tunneta ja taju, kuidas nii nagu puudel avanevad lehepungad ja õiepungad, avanevad ka sinu õied. Ükskõik, mis kujul sa neid näed, tunnetad või tajud. Ja nüüd märka, kuula, kuidas kusagilt kaugelt on kosta veevuline. Ja tunneta, kuidas see vesi voolab, puhas toitev vesi voolab sinu jalgade eest. Kuidas sa kummardud, paned käed sellesse vette ja tunnetad seda allika vee selgust ja jahedust. Ja kuidas see vesi üha voolab ja voolab su käte sõrmede vahelt edasi, peatumatult. Ja nüüd tõsta oma käed ja tunneta, kuidas sinu keha keskosast, sinu kõhust, sinu päikesepõimikust hõõgub soojust. Aseta käed oma kehale ja tunneta, kuidas sa tuksud seda tuld, sisemist tuld. Ja kuidas see on sinu oma sisemine tuli, sinu tahe. Kuidas sa saad võtta selle oma tahte, mis tuksub sinu sees tulesädemena.
ja kuidas see soojendab su käsi ja tuksub laiali kogu su kehasse. Ja vii uuesti tähelepanu oma jalgadesse, mis astuvad maapinnale ja tunneta, kuidas sa rahuned. Rahuned täielikult, sest su jalgadest sirutuvad maapõues sügavusse kuldsed juured. Ja kuidas nende kuldsete juurte kaudu kogu sinu rahutus ja liigne ärevus voolab maapinda sügavale, sügavale. Ja kuidas asemele tuleb selle maapinna toetus, viljakus. Ja sa võtad selle vastu. Ja sa hingad sisse iseennast tervikuna kõiges ja välja. Ja kuidas sa tunnetad, kuidas sa oled tervik selles kõiges maailmas, tervik selles kevades ja igas hetkes natuke uuem. Ja ava silmad, vaata enda ümber ringi. Tere tulemast kevadesse terviklikuna läbi kõikide elementide ja omaenda osakest. Tere, tere. Ja soovin sulle imeilusat kevades olemist. Aitäh sulle ja tšau.